Tervist! Mul on väga hea meel täna siin olla. See on ääretult suur au ja tunnustus tehtud tööle ja see töö loomulikult ei ole ainult minu poolt tehtud, vaid selle taga on veelgi inimesi, kellest ma tahaksin eriliselt täna siin välja tuua oma väga hea sõbra ja juhendaja professor Mark Fischeli, kelle kõigutamatu usk minu võimekusse on tõenäoliselt üks peamistest põhjusteks, miks ma hetkel siin seisan. Ja loomulikult mind toetavad igapäevaselt väga paljud head inimesed ja mul on hea meel, et mu pere on täna siin, et seda koos minuga tähistada. Aga rääkides siis minu teadustööst, siis minu töö algab sealt, kus kohtuvad omavahel keel ja tehnoloogia. Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühmas rakendusliku keeletehnoloogia juhina on minu missiooniks see, et minu kolleegide ja minu enda teadustöö ei piirduks ainult artiklite kirjutamisega, vaid sellest oleks sündimas ka praktilised rakendused, mis on meie ühiskonnale kasulikud. Me keskendume oma töös loomulikult väga palju eesti keelele, eesti keele jaoks keeletehnoloogiliste lahenduste loomisele ja järjest enam viimastel aastatel ka teistele soome-ugri keeltele, millel on vähe kõnelejaid, tihti väga vähe andmeid ja mis jäävad selle tõttu rahvusvahelistest tehisintellekti projektidest sageli välja. Minu isiklik uurimustöö on fokusseeritud kõnesünteesile, ehk siis minu ülesanne on arendada tehnoloogiat, et kasutada tähisnärvivõrke ja nende abil lugeda ette ilmeka ja loomuliku kõlaga erinevaid tekste. Minu töö tulemusena on sündinud kõnesünteesi rakendus nimega Neurokõne, mille abil on võimalik sünteesida väga hea kvaliteediga eestikeelset teksti ja lisaks sellele ilusale kõlale saab see hakkama ka eesti keele keerulise grammatika ja struktuuriga. Lisaks eesti keelele on sinna hiljuti lisandunud ka võru keel ja me teeme pidevat tööd, et see kvaliteet järjest kasvaks ja see keelte nimekiri järjest täieneks, sest ma usun, et meie ühiskonnas me tõenäoliselt järjest enam hakkame toetuma erinevatele tehisintellekti rakendustele ja oleks väga kurb, kui me ei saaks nendega suhelda oma emakeeles, ükskõik siis mis kellegi jaoks see emakeel parasjagu on. Ja et see keel, mida me siis kasutame, ei oleks lihtsalt lihtsustatud variant sellest keelest, mis on masinlik, vaid see päriselt peegeldaks meie keele mitmekülgsust ja väljendusrikkust. Mul on hea meel, et see ei ole ainult minu eesmärk, vaid tänane näitab, et seda tunnustatakse ja see on väga suureks